õpetusega edasi, mis ma nüüd olen siin mõned pühapäevad juba järjest jaganud. Aga enne kui ma lähen kogu selle asja juurde, tee veel lahti Efesuse kiri ja 1. peatükk ja 17. salm sealt edasi. Nüüd see võiks olla sulle tuttav kirjakoht, sest ma olen seda päris sageli kasutanud erinevates situatsioonides. Ja siin Paulus palub Efesuse koguduse eest. Nüüd milleks see meile siia kirjutatud see on? Sellepärast, et me võiksime selle palves oma eeskujuks võtta. Ja Kenneth Hagin on ka omal ajal õpetanud seda just, et kui sa võtad kas või selle sama palve eeskuju ja kui sa järjepidevalt ka palud ise enda eest seda, see hakkab muutma väga olulisi asju sinu elus. Nüüd, kui sa vaatad, ma loengi veel selle ette, enne kui me seda ka palume konkreetselt. Ta ütleb siin 17. salmis niimoodi: ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud. Mis tähendab valgustaks südame silmad? Sa oled olnud toas, kus on täiesti pime. Sa ei näe ka seal midagi. Miks pärast? Sest et ei ole valgust. Nüüd, kui valgus lülitakse sisse, siis sa hakkad mida nägema. Nüüd ta ütleb, valgustaks teie südame silmad, see tähendab seda, et sa näeksid vaimseid asju. Nüüd ta ei räägi siin mitte nägemuste nägemisest või inglite või midagi taolist nägemisest, vaid ta räägib vaimsest nii-öelda asjade nägemisest just ka oma südames. Ehk siis teine sõna, mis piibel kasutab seda, et see asi on sulle ilmutatud, ilmutuslik teadmine. Või vahest me kasutame väljendit, see jõudis mulle kohale, kui sa tahad lihtsamas kõnepruugis seda öelda. Et see on see, mida ta palub. Et nende südame silmad saaksid valgustada, et nad näeksid neid vaimseid asju oma südame silmadega. Kas pole huvitav, et sinu südamel, ehk siis sellel vaimsel inimesel on silmad. Ja piibel räägib sellele, muuseas, et tal on kõrvad ka. Ja huvitav on see, et ühel päeval, kui sa lahkud siit maa pealt ja inimesed, kes täna juba on läinud taevasse, nende füüsiline ihu on jäänud siia maha. Ja võib-olla on kas maetud või isegi mis iganes krematooriumis tuhaks tehtud. Kõrvad ja silmad jäid siia maha. Aga nad lähevad sinna taevasse ja nad näevad ja nad kuulevad. Kas pole huvitav? Seda, et järelikult on olemas ühed teised kõrvad ja silmad, mida sinul füüsiliselt, nagu öeldakse, ei ole, millega sul on võimalik samamoodi asju kinni püüda. Ja Jumal tahab, et nagu öeldakse, need asjad võiksid jõuda sinu südamesse. Amen. Ja palume ka siin just. Isa, palun, et sa täna tõesti valgustaksid kõigi inimeste südame silmad, et me võiksime teada, mis lootus see on, milleks sa meid oled kutsunud ja mis on sinu pärand ja au rikkus pühade sees ja mis on sinu ülemäära suur vägi meie suhtes, kes me usume sinu jõutugevuse mõjul. Isa, palun, et sa avaksid ka mulle sõna ukse, et kuulutada seda, mis sina oled valmis pannud tänaseks päevaks ja isa, et me võiksime tõesti mõista sinu tahet ja sinu plaane ja sinu eesmärke. Tänu sulle, isa, selle eest, mis sa teed Jeesuse nimel. Amen. Nii, ma räägin edasi siis takistustest tervenemise tee peal. Nüüd, ma lähtusin ühest nägemusest, mis on ühest Kenneth Hagini raamatust pärit, kus see oli kuskil eelmise sajandi 50. aastatel, kui ta oli jutlustamas ja ta jutlustamise käigus kukkus päris parasjagu ja nii-öelda sattus siis haiglasse, tema käsi vist oli natuke liigesest välja tulnud või taolist. Ja Jeesus põhimõtteliselt astus tema haiglatuppa ja rääkis temaga päris pikalt. Ja selle sees ta ütles huvitava asja, mis puutab nüüd tervenemist. Ja ma olen seda mitu korda lugenud ja nüüd kahjuks seda eesti keeles seda raamatut ei ole. I believe in visions, kui sa inglise keelt loed ja soovitan seda lugeda, see on päris huvitavad asjad, mis Jumal on talle omal ajal andnud. Ja need nägemused ei ole mitte see, et me peaks nägemusi ülendama või kuidagi neid suureks kuulutama, aga need on ka meie jaoks vajalikud. Kui sa oled kursis Kenneth Hagini teenistusega ja nende raamatutega, mis ta kirjutanud, siis hämmastav on see, et suurem osa tema raamatutest on just nendest samadest nägemustest lähtuvalt kirjutatud. Aga kui sa loed neid raamatuid, ta ei räägi kunagi nendest nägemustest. Miks pärast? Sest ta ehitab oma õpetuse Jumala kirjutatud sõnale, mitte nägemusele. See on väga oluline printsiip tegelikult see, Jumal võib rääkida sulle asju ja nägemusega asju anda, aga see peab olema rajatud, kirjutatud Jumala sõnale. Ja see on see, millest lähtuvalt. Nii et me ei lähtu ainult ühe nägemusest või kogemusest, vaid me võtame Jumala sõna. Nii et see on üks oluline asi, kui sina midagi usud, siis sul on ka vaja alati mida, sul on vaja selgeid kirjakohti ja printsiipe, mida sa usud ja miks sa usud.
kui me õpetame siin näiteks ka tervenemisest, siis ma lihtsalt ei saa öelda, et tead, mul tuli selline mõte, et öelda, et Jumal tahab kõiki haigeid terveks teha. Ei, mul on vaja selgeid piibli kirjakohti, mis seda ka tõestavad. Kui keegi tahab vastupidist väita, siis temal on samamoodi vaja mida piibli kirjakohti. Nüüd hämmastav on see, et sulle, kui sa hakkaks otsima, sa ei leia piiblist kirjakohti, mis ütlevad seda, et Jumal ei taha sind terveks teha. Meil on väga palju kirjakohti, mis räägivad sellest, et ta tahab sind terveks teha. Ja läheme ühe selle minu lemmikkirjakohtade juurde ja see on Markuse evangeeliumi 1. peatükis ja 40. salmist. Ja ma loen sulle seda jällegi selles kirglikus tõlkes. Eesti keeles on siis see passion on inglise keeles see paremat sõna ja kui tõlkimiseks ei leia. See võib-olla on niisuguse teatud maiguga, aga tegelikult see räägib niisugusest põnevusest ja innukusest see sõna selles kontekstis. 40 salm ütleb niimoodi selles tõlkes, siis sa võid jälgida, mida me eestikeelne ütleb. Ühel korral tuli üks pidajatõbin ja langes Jeesuse ette ja anus oma tervenemist öeldes. Sul on vägi mind kohe terveks teha, kui sa vaid tõesti tahad. Sügavalt liigutatuna õrnast kaast tundes sirutas Jeesus käe, puudutas pidajatõbise nahka ja ütles talle, muidugi ma tahan, et sa saaksid terveks. Saa nüüd puhtaks. Kohe kadusid tema pidajatõve haavad täielikult ja tema nahk muutus siledaks. Muidugi ma tahan, et sa saaksid terveks. See on Jeesuse vastus. Meie tõlge ütleb, ma tahan, saa puhtaks. Amen. Muidugi, ma tahan. See on Jumala tahe sinu jaoks. Kui sa peaks olema maadlemas mingisuguse haigusega või puutud sellega kas või hiljem kokku, siis Jumala tahe on, et sa võiksid olla sellest terve. Ei ole ühtegi haigust, ütleme, ma hakkan juba vanemaks jääma, eks ikka vananedes see teine kolmas. Ei, piibel ei ütle seda. Jeesus on kandnud kõik meie haigused, on need seotud vananemisega või on need seotud, aga inimesed ju vananevad. Jumala sõna on üle selle. Ja inimesed vananevad, jah, aga Jumala tahe on see, et sa võiksid täisväärtuslikku, täielikus, tugevas tervises elada kuni oma elupäevade lõpuni. Olla täiesti terve, ilma igasuguste probleemideta, ilma igasuguste vaevusteta, mida iganes. Nüüd ma ütleb, aga praktikas see ei juhtu. Nüüd meie usk ei rajane inimeste elupraktikate ja kogemustele, vaid meie usk rajaneb Jumala sõnale. Ja see on väga oluline see, et sa sellisel viisil mõtled, sest muidu sa ei muutu, asjad ei muutu ja muidu sa ei tule ka teatud olukordadest välja. Sest kui me toetume ainult inimeste elukogemustele ja sellele, mis nende elus on juhtunud, siis me oleme väga õrnal ja väga nõrgal alusel. Ja mõni vahest isegi mõtleb seda, et kus me üldse teame, et see on alati Jumala tahe, et terveks teha inimesi. No täna isegi on kristlasi ja ka kogudusi, kes umbes niimoodi paluvadki. Ütleme, see haige inimene tuleb ja et Jumal tee teha terveks, et kui see on sinu tahtmine. Ja kui see ei ole, siis sündigu sinu tahtmine, midagi umbes sarnast nad paluvad. Ja nad mõtlevad, nad on väga alandlikud, sest nad paluvad, et Jumala tahtmine sünniks. Aga üks asi on see, kui me hakkame paluma midagi, meil tuleb ennem, kui me hakkame paluma kindlaks teha, mis on Jumala tahtmine. Mitte hakata Jumala tahet sellest kindlaks tegema, mis siis juhtus või mis ei juhtunud. Nüüd sinu ümber toimuvad asjad, ütleme üldse, kui me räägime laiemas mõttes ka kogu maailmas toimuvad asjad, kõik asjad ei ole Jumala tahtmine. Aga Jumal ju valitseb kõik ja Jumala tahe on see, mis alati sünnib. See kõlab väga vaimulikult, aga sa tead seda, nüüd sa täna hommikul ärkasid üles ja sõid midagi hommikuks. Ma ei tea, mis iganes kellelgi meeldib. Mõnel meeldib müslit süüa jogurtiga, mõnel meeldib mingi võileiba hammustada, mõnel teed juua, kohvi juua, mis iganes sul meeldib. Kas sa tead seda, et Jumal ei määranud seda, mida sina hommikul täna sõid? Ja Jumal ei otsustanud seda sinu eest. See oli sinu täielik valik. Hommikul ärkasid üles ja sina otsustasid. Kas vaatasid oma kappi või mõtlesid juba ennem, mis iganes sealt siis võtta ja otsustasid seda süüa hommikuks. Jumal ei valitse kõike. Mis asja sa ütlesid? Sinul on ka meelevald oma ilus. Selles mõttes, et Jumal ei sunni sind midagi tegema, Jumal ei pane sind midagi tegema. Ja sellepärast asjad, mis sünnivad meie ümber, see on ka meie valikutega seotud. Amen. Ja ta on andnud sulle vaba tahte. Ja Jumal on oma plaan. Ja Jumala plaan, ta tahab, et see võiks teostuda. Aga see ei pruugi teostuda, kui inimesed teevad valesid valikuid. Jumala plaan oli see, et Iisraeli rahvas jõuaks tõotud maale. Ma ütlen siis see esimene põlvkond. See on väga selgelt meil piiblis kirjas, see oli tema tahe, see oli tema plaan, et nad sinna jõuaksid. Aga
nüüd nendest kõigest sellest umbes 3 miljonist tol hetkel, kes olid täiskasvanud, jõudsid ainult 2 tükki. Joosue ja Kaalep jõudsid tõotud maale. Ülejäänud selle 40 aasta jooksul, mis nad keerutasid seal kõrbes ringi, surid ja nad ei jõudnud sinna. See oli Jumala tahe, aga see ei teostunud nende elus, miks pärast nemad tegid teatud otsused ja teatud valikud, mis olid tegelikult valed. Nii et saame aru, asjad, mis meie ümber sünnivad, ei ole alati Jumala tahe. Miks meile öeldakse väga tuntud palve, meie isa palve, isa, sinu tahtmine sündigu maa peal, nõnda nagu ka taevas. Nüüd, miks meil kästakse seda paluda? Sellepärast, et Jumala tahe ei ole maa peal igal pool sündimas. Ja seda on vaja paluda, et see võiks sündida. Amen. Nüüd, kas sa oled märganud, et meie koguduses me ei korda kogu aeg iga koosolek meie isa palvet uuesti ja uuesti. Nüüd mitte see, et see oleks halb eeskuju, seal on väga palju olulisi eeskujusid selles palves sees. Aga iva on selles, et sul tuleb võtta need eeskuju printsiibid sealt palvest ja neid enda jaoks rakendada. Sest me näeme pärast seda, kui Jeesus selle eeskuju andis, piiblis enam mitte kordagi sõna-sõnalt ei paluta seda palvet 1:1. Oled sa seda avastanud või? See, et tänasel päeval seda väga paljud kogudused teevad, see on nende isiklik vastutus selles mõttes. Aga miks ta pärast? Sest et see ei tohiks olla üks luuletus, mida me loeme Jumalale. Ja kui me peaksime paluma, et Jumal, sinu tahtmine sündigu maa peal, nõnda nagu ka taevas, siis see peaks tooma ka selle Jumala tahtmise siia maa peale. Nüüd mitu haiget inimest on meil taevas? Meil ei ole piiblis nii detailselt kirjeldusi, aga me võime päris kindlad olla, seal ei ole mitte ühtegi haiget inimest. Mitte ühtegi depressioonis inimest. Amen. Ja kui me palume, et Jumala tahtmine, mis on taevas paika pannud sünniks, siis maa peal, see tähendab seda, et siin peaks ka see hakkama toimuma. Amen. Ja kui me kogudustes ka seda palume järjepidevalt ja kordame seda, siis me peaksime uskuma, et me seda ka saame. Miks seda niisama lihtsalt seda fraasi ütelda, meie isa, kes sa oled taevas ja mitte, ma ei taha halvustada seda. See on väga oluline palve eeskuju piiblis. See on Jumala sõna, amen. Aga et me saaksime aru, et me ei teeks midagi masinlikult lihtsalt korrutades seda, et kõik peame hardna näoga üles tõusma ja ühiselt kordama seda koos. Jeesus ei õpetanud sellist praktikat meile. Amen. Sa võid näha, mismoodi kogudus palvetas aposttegude 4. peatükis. Nad tõusid üles ja tõstsid kõik ühes koos häält. See tähendab seda, et isegi nende palvekoosolek oli väga häälekas. See tähendab seda, et võib-olla isegi kõik ei kuulnud täpselt kõik, mida teised palusid. Ja nad ei korranud niivõrd ühtesid samu sõnu kogu aeg, kõik ühtemoodi. Aga see oli see sama just, et nad palusid teatud asju, mis Jumal oli oma sõnas paika pannud. Amen. Niisiis, me näeme sellest kirjakohast, siis, mis ma lugesin Markuse evangeeliumist, Jumal tahab, et sa võiksid saada terveks, kui sa peaks olema haige. See on Jumala plaan, see on Jumala tahe kõigi jaoks, kõigi inimeste jaoks. Amen. Nüüd ma lähen edasi just selle sama usu küljega. Nüüd selles samas nägemusest, tegelikult ma jätsin selle vist lugemata selle nägemuse, ma viitasin selle nägemusele, aga ma ei lugenud seda ette ju, on vist nii. Kui Jeesus siis ilmus Teginile selles haiglas, siis ta selle jutu sees, see on päris pikk tegelikult asi, mis ta veel rääkis, aga üks osa sellest, mis puutab just tervenemist, ütles ta niimoodi. Jeesus ütles mulle, minu täiuslik tahe on, et mehed ja naised naudiksid jumalikku tervenemist ja jumalikku tervist. Kas sa märkad, ta toob 2 eri asja välja. Üks on tervenemine, see tähendab seda, et kui inimene on haige, et ta saaks terveks. Jumalik tervis on see, et ta püsib tervena. Amen. Kui paljud nagu sina ning elavad üksnes minu lubavas tahtes, seetõttu on raskustel lubatud nende ellu tulla. Tähendab seda, et ka tema käis teatud asjadest läbi, mis Jumal ei olnud plaaninud. Ja siis ta ütleb huvitav asja veel siin. Teised on usus nõrgad, nende usk ei ole piisavalt tugev, et vastu võtta tervenemist, mis neile kuulub. Mõned isegi ei tea, mis neile kuulub. Nüüd, Jeesus räägib piiblis suurest usust. Ja siis ta räägib ka nõrgast usust. Ehk siis meil vanem tõlge kasutab sõna nõdra usuga. Kunagi keegi tegi üks veidike humoorika laulu, selles oli hea sisu. Ohte nõdra usulised. Ja see on sama just,
See on seesama nõrk usk. Mis see tähendab seda, et see, mis Jumal on sõnas öelnud, see siiski ei teostu või ei toimu inimese elus ja see usk on nõrk. Nüüd mõni ütleb, ma olen süütunde all, ma olen hukkamõistu all, mu usk on vist nõrk, sellepärast, et ma ei ole seda saanud. Vaata, Jumal ei ole see, kes sind üritab hukkamõista, sind süütunde alla panna. See on kurat, kes on tulnud seda valetama ja varastama. Jumal tahab anda sulle printsiibid ja tõed, kuidas nüüd see usk saada tugevaks. Me oleme rääkinud sellest kangi tõstmisest. Ma olin ka aeg-ajalt rääkinud seda näide, et ma ei ole ise seal kangi all ammu käinud, aga kunagi ma olen natukene seal liigutanud ennast. Ja kui ma kunagi siis natuke tegin, siis ma alustasin kuskil 20-30, võib-olla rohkem 30 kilogrammist rinna pealt tõstmisega. Nüüd see, kes seal natukene jõusaalis on käinud, see teab, et see on ikka väga haletsusväärselt väike number, et selles mõttes ei ole eriti mõtet tõstagi. Aga sealt ma kuskilt alustasin, sest et see oli alguses süke enam-vähem paras. Nüüd, mida ma oleks võinud öelda, mul lihased on nii nõrgad ja minust ei saa üldse asja, mis ma ikka lähen seda kangi alla, ma ei lähe üldse parem seda tegema ja oleks võinud loobuda ja midagi oleks toimunud. Ei, mis ma tegema? Ma hakkasin järjest siis sellega harjutama ja lisasin kilogramme juurde, jõudsin vist isegi 50-ni või isegi 55-ni ja selles mõttes tegin mitte ainult ühekordseid lükkamisi, vaid ikkagi, mis oli 3x10 ja 11 tehti sinna otsa, see oli see ingliskeelne väljend, see no pain, no gain. See tähendab seda, et kui valu ei ole, siis asjast pole kasu nii-öelda. See tähendab seda, et tehti 10 korda ära ja siis lükati veel see 11 sinna otsa, siis oli see koos sükse hästi suure ägina ja sükse ohkamisega, sest see oli see koht, kus tegelikult need lihased nagu siis hakkavad alles ka nii-öelda suurenema ja kasvama ja seal toimub teatud mingisugune, ma ei tea, isegi vist kerge rebenemine, ma ei ole nii spetsialist, aga siis see asi paneb asja liikuma. Ja niimoodi sa pead harjutama ja nii ongi, et sa hakkad järjest harjutama ja nii, kui sinu füüsilised lihased muutuvad tugevaks sellisel viisil, et sa harjutad, siis kuidas muutub sinu usk tugevaks, on see sama, et sa võtad selle Jumala sõna ja harjutad ja praktiseerid seda. Amen. Nüüd läheme mõnikate kirjakohtade juurde, mis võiks olla sulle tuttavad ja otsime välja, kus sa oled mul liiga palju need märkmeid siin. Aha, nii, Heebrealaste 11.1 tuntud kirjakoht. Ma hakkan rääkima täna just sellest, kuidas me vaatame nähtamatuid asju. Küsid, mis see nähtamatud asju on võimalik vaadata. Vaatame kohe seda, kuidas me vaatate saame. Heebrealastele 11.1 ütleb niimoodi. Nüüd, meil on piiblis päris mitmetel asjadel antud ka definitsioonid, kus sa võid näha, kuidas, mis asi on, mis oma olemuselt. Ja siin on üks usu definitsioonidest, mis väga hästi seletab lahti, mis asi on usk. Ta ütleb, aga usk on. Nüüd see on üks oluline asi ka jällegi, see on oleviku vorm. Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Kas sa märkad seda, et kui sul on usk, siis sa võid olla milleski veendunud, mida ei näe. Vahest mõni inimene võib öelda, et ma ei saa uskuda sükeste asjade olemasolu, mida ei ole näha. Mina ei usu, et kui ma asju pole näinud, siis ma lihtsalt ei usu seda, et seda olemas on ja see ei ole üldse realistlik, see ei ole üldse mõistlik, et ma usun mingeid asju, mida ei ole näha. Et kas sa tead seda, et sul ümber on väga palju asju, mida sa ei näe ja mille olemasolu sa tegelikult peaksid nagu ikkagi uskuma. Üks nendest asjadest on mõte. Kas sa praegu mõtled? Kas sa näed oma mõtet? Sa võid oma kujutluspilti, sa isegi ei saa seda teistele näidata, sina võid nagu ise vaadata seda just piltlikult, eks ju. Aga sul on mõte peas ja seda ei ole võimalik näha. See on nähtamatu. Kas ta on olemas ikka? On sul ikka mõtted, mõistus on peas? Mõtted on peas. Täpselt nii. Nüüd meil on seal elektrijuhtmed, lülitid.
Nüüd eriti kui on stepsliga tegu, siis sinna ei tasuks kindlasti mingisugust kruvikeerajat või sukavarrast või midagi taolist niimoodi sisse lükata. Mõtlen siis metallist sukavarrast, eks ju. Ei tasu sinna sisse lükata, sest et seal on midagi, mida sa ei näe. Ja see on eluohtlik. Sa ei näe seda, aga ta on seal olemas. Nüüd sa usud selle olemasolu ja me kasutame elektrit pidevalt tegelikult. Eeldusel, et ütleme, kui see asi on kõik siin sisse lülitatud ja kõik need asjad on, korgid asjad on sees kõik, siis sealt tuleb see elekter. Ja me usume midagi, mis ei ole nähtav. Ja meil on samamoodi mobiilid, kõigil olemas kuskil taskus sükke asjandus. Kas sa tead seda, see aparaat töötab, ühtegi juhet tal hetkel taga ei ole, aga sellega on võimalik ühendust võtta kellegi inimesega. Kas pole nii? Mismoodi? Siin liigub midagi, mida me ei näe. Ehk siis lained. Erinevad lained, mis jõuavad siia kohale ja siit on võimalik siis, nagu öeldakse, saata see teise kohta ja see võtab vastu jällegi midagi, mida sa ei näe. Ja usud midagi, mis sa ei näe ja tegutsed sellele täiesti vastavalt. Nüüd, Jumal on ka keegi, keda sa ei näe, aga sa usud tema olemasolusse. Ja sul ei ole vajagi teda näha. Selleks, et uskuda tema olemasolusse. Amen. Nüüd ta ütlebski, et usk on siis kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Nii et sa võid olla veendunud milleski, mida sa ei näe oma silmadega. Mulle meeldib, mismoodi laiendatud tõlge selle tõlgib. Küll see on natuke võib-olla konarlik, aga ta toob mitmeid huvitavad detaile välja. Sellest, et kuna ta tõlgib nagu mitmete erinevate sünonüümide ja asjadega selle lahti, selle kogu selle asja, ja ütleb ühte mõtet nagu erinevate külgede alt mitu korda. Ja ütleb niimoodi. Nüüd usk on loodetavate asjade olemasolu veendumus, tõestus, omandiõigust kinnitav akt. Niisiis, sa oled midagi lootmas ja nüüd sul on veendumus millestki olemasolust. Ja sul on selle kohta tõestus või omandiõigust kinnitav akt. Ma rääkisin sellest, et kui sa kinnisvara ostad, siis sul on ka üks mingisugune akt. Tänasel päeval tehakse digitaalselt see ja sul on tõestusdokument selle kohta, et näiteks sulle see mingi korter kuulub sulle. Või on see maja või mis iganes, see kuulub sulle. Sul on selle kohta dokument olemas. Omandiõigust kinnitav akt. Nüüd samamoodi, kui sul on usk, siis see on ka, sul on kindel teadmine, et see kuulub sulle. Kui me räägime tervenemisest, Jeesuse haavade vermete läbi on mulle tervis tulnud. Kui sa seda usud, siis sa tead, et see kuulub sulle praegu. Ja sul on selle kohta piiblis tõestus punktid ja dokumendid nii-öelda kirja pandud. Sa võid selle põhjal uskuda, see on minu oma praegu ja nüüd. Sest Jeesus on selle mulle kinkinud, ma ei ole seda sellest maksnud midagi, ma olen selle usu läbi selle vastu võtnud ja see on minu oma. Amen. Nüüd see ongi sama usk. Edasi ütleb see sama tõlge, olles tõestus asjade kohta, mida me ei näe. Kas sa märkad? Jällegi meil on tõestus asjade kohta, mida me ei näe. Ja veendumus nende asjade reaalsuses. Usk tunnetab tegeliku faktina seda, mis ei ole ilmutatud meie meeltele. Nüüd ta laiendab selle mitte ainult nägemise, vaid kõigi 5 meele peale. Nüüd asjad, mida sa ei saa maitsta, katsuda, nuusutada, kuulda, on siis sinu 5 meelega, aga usuga sul on võimalik veendunud olla, et see asi on ikkagi olemas. Sinu 5 meelt ei anna mingit informatsiooni selle kohta, et see eksisteeriks, aga sinu usk ütleb, see on olemas. Amen. Nüüd see on usk. Vaata korra 2 Korintlastele 5:6. Nüüd hakkame vaatama siis seda sama nende asjade vaatamist või nägemist, mis on nähtamatud. See on oluline, et sa täna seda kuulad hoolega. Ma ei räägi täna niivõrd sellest, et me otsiksime mingeid nägemusi või kogemusi või tahaks ingleid näha, vaid ma hakkan rääkima Jumala sõna printsiipidest, mida sa võid ka oma vaimsete silmadega näha. Sest me just alustasin ka sellega. 2 Korintlastele 5:6 ütleb, sellepärast me oleme julged igal ajal ja teame, et nii kaua, kui me kodus oleme ihus, oleme issanda juurest ära. Sest me käime usus ja mitte nägemises. Aga me oleme julged meeles ja himustaks ennem ära olla ihust ja kodus olla issanda juures. Nüüd siin ta räägib ühest teisest nägemisest. Ta ütleb, et me käime usus ja mitte
nägemises. Nüüd see nägemine ei ole mitte vaimne nägemine, vaid see on see, millest ta räägib siis meie füüsilises nägemises. Need asjad, mida sa näed, asjad, mis on sul füüsiliste meeltega võimalik tajuda, et need ei ole need, mis sinu nii-öelda elu liikumist ja käiku ja asju määravad. Nüüd mulle meeldib üks teine kirjakoht siia samasse juurde, siin samast 2. Korintlastele 4. peatükis ja 16. salmis, kus ta räägib sellest samast printsiibist ja ütleb seda kohta niimoodi. 2. Korintlaste 4.16 ütleb: sellepärast me ei loidu, vaid kuigi meie väline inimene kõduneb. Nüüd sa ei pea seda igapäevaks tunnistama. Nüüd see on meil vanemas eesti keeles väga niimoodi kuidagi väga karmilt kirjutatud. Paljud uuemad tõlkid kirjutavad selle natukene pehmemalt kuidagi. Nüüd uueneb sisene inimene ometi päev-päevalt, sest see silmapilkne kerge viletsus saavutab meile määratu suure ja rohke igavese au. Meile, kes me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatutele asjadele, sest nähtavad asjad on ajalikud, nähtamatud, aga on igavesed. Nüüd 17. salm. Paulus ütleb ühe väga huvitava fakti, kui sa natukene analüüsid seda, millest ta räägib siin. Ta räägib oma elust. Ja ta räägib tegelikult ka meie jaoks, et meil oleks samasugune mõtlemine. Ja ta nimetab seda silmapilkseks, kergeks viletsuseks. Nüüd seda on hea lugeda, me loeme ühes teises kohas piiblis, kus ta räägib, ta sattus valevendade kätte, teda peksti mitmeid kordi ja tegelikult me teame isegi põhimõtteliselt peaaegu surnuks isegi peksti. Ja siis me teame, et ta nagu oli laeva hukus, supples ja supples seal kuskil külmas vees arvatavasti mingisuguse lauajupiga või kes teab mis iganes. Ja ta oli terve hullik igasuguseid kannatusi. Teda kiusati taga, temaga käituti halvasti, ta lehti ja ta nimetab seda silmapilkseks, kergeks viletsuseks. Kui sina satud oma elus mingisuguste probleemidega silmitsi, siis sul peaks olema samasugune suhtumine ja sa ei ole pooltki sarnaseid asju tegelikult kogenud. Ja tema nimetab seda silmapilkseks, kergeks viletsuseks. Miks paljudel inimestel on mõned probleemid jooksevad üle pea, sest et nad räägivad need nii suureks. Nad peavad rääkima silmapilkseks, kergeks viletsuseks. Amen. Ja Paulus ütles, see on silmapilkne, kerge viletsus. Ja loed, meil on üks päris hea pikk nimekiri asjadest, mida ta kannatas ja mida läbi elas. See on seal, kus räägitakse sellest nimetatud Pauluse vaiast. Kas tead, mulle plaks seda kirja kohta öelda, seda numbrit? Ma selle tsiteerin seda juba, siis oleks hea see võib-olla isegi üles otsida. See peaks olema minust... 2. Korintlaste 11 on vist või? Nii, ongi jah. Otsi üles 2. Korintlastele 11 ja 23. Ta ütleb niimoodi, nemad on Kristuse teenijad, ma räägin pööraselt, ma olen rohkem näinud vaeva, ma olen olnud vangis, olen palju rohkem saanud hoope, olen sagedasti olnud surmahädas, juutide käest ma olen saanud 5 korda 1 hoobi vähem kui 40. 5 korda peksti teda ja see oli sama mõõdupuu, nad olid kindlaks teinud, inimene kannatab välja peksmisel 39 hoopi. Et järgmine oleks see, et ta pekstakse surnuks täiesti. Ja seda viidi viimase piirini ja seda tehti talle 5 korda. Siis 3 korda on mind siis vikstega pekstud, 1 kord kividega visatud, 3 korda on laev hukka läinud, 3 korda, meil on piiblis 1 on detailsem kirjeldus, teised on järelikult veel lisaks olnud. Terve öö ja päeva ma olen olnud mere sügavuses. Sagedasti olen olnud teekondadel hädaohus, olnud jõgedel hädas, mõrtsukate käes, hädas oma rahva seas, hädas paganate keskel, hädas linnas, hädas kõrbes, hädas merel, hädas valevendade seas, töös ning vaevas, sagedasti valvamises, näljas ja janus, sagedasti paastumistes, külmas, alasti olekus, peale muude asjade, igapäevane rahva kokkuvool,
mure või hool kõigi koguduste eest, kes on nõder ja mina ei peaks jääma nõdraks, kes pahandab ja minu hing ei peaks süttima. See silmapiltne kerge viletsus oli see, mis ma sulle praegu kirjeldasin. See on see, mida Paulus ütleb. Amen. Ja ta ei loobi sõnu, see on õige, see on oluline see, et me suhtleme niimoodi. Ja inimesed väga paljud, nad mõtlevad endale ime asju kokku ja nad räägivad endale õudusi ja kokku ja hädaldavad ja virisevad ja vaadaku selle peale, mida Paulus läbi räägis ja ta ütles selle kohta, see on silmapiltne kerge viletsus. Amen. Ja üks määratu suur au on meid taevas ootamas. Kiitus Jumalale. Need, mis iganes asjadega sa siin elus ka kokku puutud, need ei ole mitte midagi väärt sellega, mis on Jumal on sinu jaoks valmis pannud tulevastel aegadel. Kiitus Jumalale. Amen. Kui ma jäin sinna pooleli veel 18 salm, ma olen tagasi, kus kohab, see on siis 2 Korintlaste 4.18. Ta ütles, sest ma tahan minna oma teema juurde tagasi. Ta ütleb, meile, kes me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatutele asjadele. Ja Lainet tõlgib selle natukene jällegi laiemalt, ütleb niimoodi. Kuna me ei vaata nähtavaid asju, vaid nähtamatuid, sest nähtavad asjad on ajalikud, ehk siis ajutised, lühiajalised ja mööduvad. Aga nähtamatud asjad on surematud ja igavesed. Kõik sinu ümber olevad nähtavad asjad on millised? Ajalikud, ehk siis ajutised, lühiajalised, mööduvad. Amen. Kui su ihus on mingi valu või mingi haigus, siis mis ta nimi on? Ajutine, mööduv, amen. Lühiajaline, amen. Ja see peab olema sinu suhtumine. Ja lisaks sellele, kes pole huvitav see, et ütleb, et me ei vaata nähtavaid asju. Tähendab seda, et see on väga oluline, ma ignoreerin seda, no, valu ei ole. Ei, see ei ole, mis ma õpetan sulle. Ma ei õpeta sulle haiguste eiramist. Ma ei õpeta sulle teesklemist. Ma ei ole haige. Seda Piibel ei õpeta. Piibel õpetab sind uskuma, et sa oled terve, mitte eitama haigusi või valusid. Mis vahe seal on? Väga suur vahe on. Usk usub midagi seda, mis ei ole küll füüsiliselt näha, aga iva on selles, sinu tähelepanu ei saa olla kogu aeg sellel probleemil ja sellel haigusel. Sellepärast sul ei ole vaja otsida välja kõiksugu nüansse ja detaile selle haiguse kohta ja igasuguseid asju ja mida arst veel ütles ja mida see rääkis ja mida naabritädi rääkis ja mismoodi naabritädi sellega üle elas ja vaata, kuidas see kannatas ja mis iganes. Seda informatsiooni sul ei ole vaja, sest sul ei ole vaja vaadata seda nähtavat. Sest see on ajutine. See on ajutine. Amen. Ja see on, mismoodi ta on, nagu sõnad on, see on lühiajaline ja see on mööduv. Aga mida sul tuleb nüüd teha? Nagu see telge ütles, siis, et aga nähtavad asjad on surematud ja igavesed, ehk siis meil tuleb vaadata neid mitte nähtavaid asju. Mis asju, kus me peame, kus on neid vaatama, kus need mitte nähtavad asjad on? See ongi see Jumala sõna. See ongi see, kuidas sa vaatad Jumala sõna. Vaata korra Jakobuse 1.22, üks üsna hea kirjakoht, mis toob selle võrdpildina välja. Jakobus 1.22. Ta räägib siin sõna tegija olemisest. Ütleb, aga olge sõna tegijad ja mitte üksipainis kuuljad iseendid pettes. Sest kui keegi on sõna kuulja ja mitte tegija, siis on ta mehe sarnane, kes vaatab oma ihulikku palet peeglis. Ta vaatas ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Nüüd 25 salm, panen tähele. Aga kes vabaduse täiusliku käsu sisse. Nüüd vabaduse täiuslik käsk ongi Jumala sõna. Kummardades on vaadanud ja jääb selle juurde, ei ole unustav kuulja, vaid on teotegija, see on õnnis oma tegemises. Ta räägib, et me peaksime vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades vaatama. Mis asi see kummardades vaatamine on? Nüüd, selline klassikaline asi, mul oli ka just täna üks mingi tutsin taga peas püsti. Meesterahvas läheb peegli eest mööda, vaatab, okei, korras. Naisterahvas läheb sinna, siis ta astub peeglile ligi
Ja kui ta ütleme, mingi meik vajab kas sättimist või parandamist või lisamist või mis iganes, siis ta võtab seal välja, on see huulepulk või on see mingi ripsne dušš või mingi asi ja ta vaatab peeglist lähedalt. Oled sa märganud, kes on meesterahvad, kes on näinud ka oma naist või kedagi nagu seda asja tegema. Ja ta vaatab lähedalt, võtab selle väikse peegli kätte ja vaatab lähedalt. Miks pärast? Tal on vaja näha detaile. Ma ei ole meigi panemise suhtes mingi spetsialist, kuigi, et seda mõndades situatsioonides mul tuleb panna peale, mis sa nüüd räägid. Kui me neid telesaateid salvestame, siis me natukene, me ei väga kapitaalselt ei ole teinud, aga me paneme mingisugust puudrit, et nägu ei läigiks niivõrd palju. Et see on ainus, mis ma tean sellest asjast. Ja seda ma teen ka valesti, see on naise käest kui pragada, et seda ei pea mitte peale tõmbama, vaid seda tuleb ilusti peale tupsutada. Ma olen ka targemaks saanud, et tuli välja, et tuleb mitte peale tõmmata, vaid seda tuleb tupsutada peale. Ja mina tõmban selle lihtsalt niimoodi ja kuskile peale. Okei. Nüüd seega sa ei peagi teadma sellest midagi, kui sa meesterahvas oled. Aga lähme tagasi nüüd see naisterahvas siis ütleme, või ka ütleme, mis meie peame tegema. Me peame vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades vaatama. Milleks? Et näha selle detaile, näha selle sisu ja me vaatame seda sõna. Nüüd ma ei räägi füüsiliselt ainult vaatamist, vaid sa loed, sa uurid, sa mõtiskled ja sellisel viisil sa vaatad, mida seda sama nähtamatut. Sa vaatad, mida sa peeglis näed. Iseennast. Aga nüüd ta räägib sellest vabaduse täiuslikust käsust, et nüüd sa näed tegelikult seda, kes sa oled Kristuses. Sa vaatad sellesse käsku, siin on kirjutatud Jeesuse haavade vermete läbi ma olen terveks saanud. Ja minu pilt ei ole mitte see, mis on minu füüsiline ihu. Siit valutab või see on see probleem või see arst on see diagnoos või too asi või mis iganes. See ei ole see, mida ma vaatan, vaid ma vaatan, aga sõnast see on kirjutatud. Siin on kirjutatud, ma olen terve. Ja siin ma vaatan seda, mitte seda nähtavat, mitte seda, et füüsiline ihu valutab või seal on see probleem või teine probleem või mis iganes, vaid ma vaatan seda mitte nähtavat, seda sõna. Ma vaatan seda ja ma hoian oma tähelepanu selle peal, mitte selle peal, mis selles füüsilises ihus toimub. Ja ta ütleb järjepidevalt sa vaatad niimoodi, järjepidevalt sa vaatad seda sõna, vaatled ja see on sama just see, kus piiblis on väga palju räägitakse just sellest, et me peaksime tähelepanuga Jumala sõna kuulama ja seda ka lugema. Mitte lihtsalt niimoodi pinnapealselt midagi lugema, vaid just tähelepanuga. Sellepärast ongi sama sõna kummardades vaatad. See, et sa vaatad, mis on sisse kirjutatud, et sa näed iseennast seal, sellena, kes sa oled Kristuses. Jumal on minu vajaduste täitja tänu Jumala ja ma vaatan seda tema sõnas ja ma näen ennast sellest. Kõik minu vajadused on täidetud, küll minu Jumal täidab kõik minu vajadused au ja rikkusega Kristuses Jeesuses. Ja ma näen Kristuses Jeesuses, minu vajadused on täidetud. Nad ei pruugi füüsilises maailmas olla. Raha arve peale võib-olla ei ole või seda asja ei ole või seda toda ei ole, aga sinna sõnasse on kirjutatud ja ma vaatan seda, mida sõnasse on kirjutatud, mitte seda, mida ma näen füüsilises maailmas. Mitte, et ma ei ütle seda füüsilist maailma pole olemas, ma ei ütle, et seda ignoreerin, seda arveid pole maksta vaja, ei, ma ei maksagi üldse arveid, sest need kõik on makstud, ei sul tuleb arved maksta. Amen. Aga nüüd su tähelepanu on mille peal? Jumala sõna peal. Vaatame täna natukene mõningaid just vaatamisi. Lähme Rooma kirja 4. peatükki. Nüüd siin on juttu üksest meest nagu Abrahamist. Rooma 4.17. Ja Jumal ütleb temale niimoodi, nagu on kirjutatud, ma olen siin pannud paljude rahvaste isaks. Selle Jumala eest, keda ta uskus ja kes teeb elavaks surnud ja kutsub esile olematuid asju otse kui olevaid. Või nagu mõned tõlked räägib olematutest asjadest otse kui olevatest. Nüüd see on see sama asi. Ta räägib millestki, mis ei ole näha, mida füüsilises maailmas ei ole, siiski kui olevatest. Miks pärast, sest et ta vaatab seda. Ja seal on tema tähelepanu. Ja tema uskus üle lootuses, et ta saab paljude rahvaste isaks vastavalt sõnale. Nüüd see on väga oluline see, et sul on sõna olemas. Jumala sõna. Nõnda peab olema sinu sugu. Ja ta ei läinud usus nõdraks, ehk siis nõrgaks, tähele pannes oma ihu, mis oli elatanud, oli ta umbes 100-aastane ja et Saara lapsekodu oli surnud.
Nüüd ma selle 19. salmiga ma loen siia vahele ingliskeelse King James tõlke. Põhjus on selles, et ma vaatasin päris mitmeid tõlkeid läbi. See eestikeelne tõlge ei ole siin selle koha peal ühes olulises detailis tegelikult päris korrektselt tõlgitud. Ja sellepärast kuna siin on täiesti ühtepidi ja teistpidi võimalik sellest aru saada. Ja ma loen sulle selle King Jamesis ette. See on siis inglise keeles üks kõige tuntumaid tõlkeid, mis kasutatakse. Ta ütleb, ja olemata nõrk usus ei pidanud ta silmas oma juba surnud ihu, olles ligi 100-aastane ega Saara üsa surnud olekut. Ta ei pidanud silmas, ehk siis ta ei pannud tähele. Nüüd temal oli füüsiline ihu, ta oli ise põhimõtteliselt 100-aastane, ta oli teatud vanuses, ta võis ennast tunda nii-öelda nõrgana ja mis iganes, mis lapsi või mida iganes mina peaksin saama või mida iganes. Ja ta ei pööranud oma tähelepanu teadlikult sellele. Ja ta pööras oma tähelepanu millele? Jumala sõnale. Jumal ütles, sa oled paljude rahvaste isa. Ja huvitav on see, et ta nimetab teda paljude rahvaste isaks siis, kui tal ei ole mitte ühtegi last. Ta isegi ütle, et sa saad lihtsalt isaks, vaid ta ütleb paljude rahvaste isa. Ja hämmastav on see, et need asjad tegelikult on veel siiamaani teostumas. Sest muuseas, sina oled ka Abrahami sugu. Ja sa märkad, seal on sõna rahvaste. Ta ei räägi isegi ainult mitte juutidest veel. Ta räägib veelgi kaugema, ta räägib ka sellest, kus tänasel päeval ka pagana rahvad on saanud osaks sellest samast nii-öelda, sa oled ka Abrahami sugu tänasel päeval muuses. Ja ma olen aega täna otsida, muuses, ma ütled, ma ei ole juut. Muuses piibli järgi sa oled juut. Usu läbi. Sa võid otsida, see on Rooma kirjas on sellest juttu muuses. Nüüd mitte sa ei pea olema füüsiliselt või oma tausta mõttes sündinud juutide seast, aga tegelikult Jumala sõna põhjal sa oled sellesse samasse nii-öelda juuresse või viinapuusse poogitud. Ja sa oled täpselt samamoodi, need tõotused kuuluvad sulle. Ja nüüd me näeme siis, tema silmad ja tähelepanu oli mille peal, mida Jumal oli ütelnud, mitte selle peal, mis tema füüsiline ihu rääkis. Ja samamoodi ka, mis tema naise füüsiline ihu rääkis. Ja seal oli tegelikult vaja ilmselgelt täiesti, ma nimetaksin loovat imet. Sest ta ütleb niimoodi, et nagu öeldakse, et Saara lapse koda oli surnud. Ehk siis põhimõtteliselt me saame aru, et seal ei olnud mitte ainult see, kui naised on juba vanemaks jäänud, et nad ei saa lapsi, vaid seal oli midagi juba veelgi kapitaalsemat toimunud. Et siin oli vaja täiesti uus looming oli vaja tema ihus saaks toimuda. Amen. Ja nüüd ta ei pööranud oma tähelepanu sellele, vaid pööras oma tähelepanu millele? Jumala sõnale. Kas inimese oma usu läbi on võimalik seda, et tema ihusse võivad kas või uued organid saada loodud? Amen. Kiitus Jumalale. Meil on siin omal üks tunnistus Mallel olemas, kus on ka, mis selle organi nimi oli? Õbrn, sai loodud, uus, kiitus Jumalale, uus organ võib saada inimese ihusse loodud. Kiitus Jumalale. Ja see võib olla ka väljapoole näha. Samamoodi ka meil on aeg uskuda seda, et kui on vaja inimestel kas või sõna otsas mõttes, kui neil on puuduvad käed või jäsemed või näpud või mis iganes, et Jumal võiks uue jäseme luua. Me oleme rääkinud sellest, et käed või jalad kasvavad pikemaks ja ma olen igal juhul olnud sageli sellega natukene üritanud detailsem olla, et inimesed valesti aru ei saa, enamasti nad nihkuvad õigesse kohta. Aga ma olen näinud seda, kus nad on sõna otsas mõttes ka kasvanud, kus ikkagi on olnud arsti poolt öeldud just, et üks luu on teisest lühem olnud ja seal on mingisugused asjad mitte ainult nihkes, vaid sõna otsas mõttes, nad ei olegi üldse õiges pikkuses sõna otsas, seal on mingisugune luu on puudu. Ta ei ole õiges pikkuses ja kus Jumal kasvatab selle luu pikemaks. Kiitus Jumalale. Amen. Ja see on ka loov ime, see ei ole tavaline asi. Amen. Niisiis, me näeme seda, kuidas Abraham, mida ta tegi? Ta ei pannud tähele seda sama loomulikku, vaid ta pani tähele, mida sõna on ütlemas. Mida ta vaatas nähtamatut. Paljude rahvaste isa,
Seda ei ole näha kuskil. Aga see oli sõnas ja ta vaatas seda. Sina pead ka vaatama seda, mida Jumal on sinu kohta sõnas öelnud, mitte seda vaatama, mida sa oma füüsilises ihus näed. Vahest sa ei pruugi isegi füüsilises alati näha, või see on mis iganes arstidiagnoos või erinevad muud asjad. Vahest sa isegi tunned võib-olla füüsiliselt seda probleemi. See ei peaks olema see, mis on sinu tähelepanu põhiallikas. Amen. Vaatame edasi ja lähme Johannese evangeeliumi 20. peatükki ja 24. salmi. See on üks lugu, mis räägib just sellest samast nähtavatest asjadest ja kuidas inimesed võivad vahest oma usu, nagu öeldakse, ära rikkuda või põhja lasta just sellega, kui nad otsivad seda, et ma tahan midagi näha. Johannese 20:24. Nüüd Jeesus on surnust üles tõusnud ja Jeesuse jüngrid on, seal ühed on juba rääkinud sellest ka Toomasele ja mitte ainult nemad ühed, vaid seal oli tegelikult teised ka veel mitu korda isegi räägiti, et Jeesus on üles tõusnud. Ja tema ütles lihtsalt, et tema ei usu seda. Ja 20:24 ütleb, aga Toomas, üks neist 12, keda nimetatakse kaksikuks, ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. Siis ütlesid teised jüngrid temale, me nägime Issandat, et ta on siis surnust üles tõusnud. Aga tema ütles neile, siis nendele teistele jüngritele, kui ma ei näe tema kätes naelte jälgi ega pane oma sõrme naelte asemeisse ja oma kätt tema külje sisse, siis ma ei usu. Nüüd, muuseas, Jeesus oli rääkinud ka oma jüngritele, sa võid otsida Piiblis, mitmeid kordi sellest, et ta sureb ja tõuseb surnust ülesse. Ta rääkis sellest. See, et see kõik toimus, ei olnud tegelikult tehniliselt, ei oleks tohtinud nende jaoks olla üllatus. Aga muidugi nende käitumine ja reaktsioon ei olnud, nagu öeldakse, eriti nad ei olnud sellega ikkagi selle reaalsusega, nagu see ei olnud neile kohale jõudnud. Ja Jeesus oli öelnud ka tema, Toomas kindlasti ka selle asja juures, et ta saab surnust üles äratud, ta tõuseb surnust ülesse. Nüüd nad olid ka Jeesuse teenistuses näinud seda, et inimesed tõusid surnust ülesse. Me teame, Laatsarus tõusis surnust ülesse, meil on, see oli siis, kelle tütar see oli nüüd? Jairuse tütar tõusis ka surnust ülesse ja minu arust meil on siin veel mõningaid juhtumeid tegelikult. Nad olid näinud sellist tüüpi asju sündimas. See ei olnud midagi uut nende jaoks. Nüüd mitu korda Jeesus neile oli valetanud kogu selle aja jooksul. Ma olen päris kindel, et mitte ühtegi korda. Sest et muidu see ei oleks Jumala sõnas ja Jumala sõnas ta pidi tegema asju, mis rääkima tõde. Amen. Nüüd, ja kui ta ütles enda kohta ka, et tema tõuseb surnust ülesse, siis see pidigi sündima. Nüüd, kui see on toimunud, siis Toomas teeb ühe otsuse ja ütleb niimoodi, et kui ma ei näe, ma olen tagasi siin 25. salmis, ta ütleb, kui ma ei näe, tähendab seda, et kui mina ei ole midagi näinud konkreetselt, siis ma ei usu. Nüüd see on üks väga tõsine asi tegelikult, et me peaksime olema need, kes ei toetu oma usku oma nägemisele. Amen. Ja see ütleb, et kui ma ei näe, ma olen uuesti seda, näe tema kätest naelte jälgi ega pane oma sõrme naelte asemeisse ja oma kätt tema külje sisse, siis ma ei usu. Kui sa märkad, siin on huvitavad sõnad. Ma ei usu. Kes tegi selle otsuse? Toomas tegi ise selle otsuse. Kui ma ei ole saanud informatsiooni, et ma võiksin midagi näha, midagi ka mõnes mõttes katsuda, siis mina otsustan mitte uskuda. Nüüd teistpidi sul on võimalik järelikult ka teistpidi otsustada uskuda. Vahest mõned inimesed kasutavad sellist omavahelist väljendit. Ma ei saa seda uskuda. Muuseas saad. Kui sul on olemas Jumala sõna alus selle kohta, siis sa võid teha otsuse, ma otsustan uskuda. Ja see ei ole midagi sellist, mida sunnitakse sulle peale, see ei ole midagi sellist, mida pannakse sind tegema, vaid sina täiesti teadlikult otsustad uskuda. Amen.
kui ma olen seda korrutanud kogu aeg seda ühte sama fraasi, Jeesuse haavade vermete läbi on sulle tervis tulnud ja sa võid seda otsustada, uskuda, et see on sinu oma siin ja praegu. Kuidas ma seda usun? Ma ju ei tunne, ju ei näe seda. Toomas ütles ka, ma tahan katsuda, ma tahan näha. Nüüd, mida Jeesus teeb selles situatsioonis hiljem, vaata kohe, mis ta siin ütleb. 26. Ja 8 päeva pärast olid tema jüngrid jälle toas ja Toomas nendega. Siis Jeesus tuli uste lukus olles ja seisis nende keskel ja ütles, rahu olgu teile. Nüüd üks huvitav vahemõte siia korra. Kas sa tead seda, et meil saab olema samasugune ihu, nagu Jeesuse üles tõusnud ihu ühel päeval? Nüüd, mismoodi tema selle ihuga liikus? Läbi seinte, nagu võime aru saada siin. Kas pole huvitav? Lihtsalt see on selline huvitav, mõne jaoks võib see olla nagu fantaasia, nagu ulme valdkonda kuuluv asi oleva. Nüüd need, kes ulmekaid asju kokku kirjutavad, nagu öeldakse, me näeme siin Jumala sõnas ka piisavalt väga kihvti asja ju tegelikult. Et sinul saab olema ihu, millega saab seinast läbi minna. Kas pole huvitav? Tahaks sükest või? Ei ole vaja uksi enam nii palju. Ma ei tea, kuidas igas. Nüüd see on see, mis sinu ihu saab taevas olema selline tegelikult. Nüüd ma ei tea, kuidas see toimib ja moodi funktsioneerib, see ei ole minu asi ausalt öeldes. Aga siin me näeme, Jeesus tegi niimoodi. Ilmub äkki, ta ütleb, uksed on lukus ja uksest ei tule läbi, lihtsalt tuleb plaksti. See ütleb, ta ilmus neile, aga ta tuli kohale. Kiitus Jumala. Okei, olgu sellega, kuidas on nüüd. Nüüd, nimest ta ütleb edasi. Nende keskele ütles, rahu olgu teile. Nüüd üks asi veel, mis on üks hoopis kõrvalteemaga, see tasub alati meelde jätta. Kui Jumal tuleb oma ligioluga, kui püha vaim tuleb kuskile kohta või ka kui Jeesus tuleb kuskile kohta või ütleme ka isegi Jumala inglid tulevad, siis nad toovad mis asja? Nad toovad alati rahu sellesse kohta. Isegi inglid ilmusid ja näiteks kuulutasid Jeesuse sünnist ja nad kuulutasid ka suurt rõõmu ja ka rahu. Nad tulid ka, nagu öeldakse, nii-öelda ja ütles ka, ärge kartke. Mida siis on just see sama. Nüüd üks asi on veel. Nüüd, kui sulle ilmuksid need sarnased, nagu mina olen ikka seda pilaga öelnud, nagu vaete vahel mõndade kirikute või kus kohtades need iganes joonitakse, need ingleid, need palja pepuga poisikesed, ja kui selliseid ilmuks sulle terve kari, siis nad ei peaks sulle ütlema, ärge kartke vist on. Sest sa ei karda, siis sa ütled, et kuule, kas pükse oleks ka vaja jalga panna või midagi taolist. Muuseas, piiblis ei ole mitte ühtegi kirjeldust, kus kirjeldatakse ingli välimus sükese väikese palja pepuga poisikese moodi. Üks asi, üks soovitus on ka, kui sul on isegi kuskil mõni ingli pildike või sükene asi või midagi taolist, siis kui ta on see variant, siis viska see kuskile puu taha. Amen. Sest et piiblis me näeme, et on mehe välimusega suured, tugevad, võimsad, Jumala poolt loodud, kuidas ma kasutan sõna, olevused või see ka. Amen. Nad on võimsad, nad on vägevad ja me näeme, nad tekitasid neid inimestes sageli isegi ehmatust, sellepärast, et kui nad äkitselt ilmusid, nagu öeldakse, seal oli suur ja nad võivad olla vahest või tiibadega vahest, nad ei pruugi olla, kuidas iganes nad on, aga me näeme seda, et see toimus. Okei, lähme tagasi nüüd siia. Nüüd Jeesus ilmub neile ja tõi neile rahu. Kui Jumala ligiolu tuleb, siis tuleb alati rahu. Sellega ei tule kaasa hirm, sellega ei tule segadus, sellega ei tule teadmatus, sellega ei tule mis iganes asjad kaasas. Üks asi ka, kui isegi mõned inimesed, nendel on mingi kogemus Jumalaga või ütleme isegi näevad nägemust või midagi taolist ja kui sellega kaasa tuli hirm ja sellega kaasa tuli õudus, ma panen väga tõsise küsimärgi, see ei ole Jumal üldse selle asja taga. Amen. Jumal toob alati oma asjadega kaasa rahu, rõõmu. Amen. Nüüd vaata, mis edasi ütleb Jeesus neile. Selle järel ta ütleb Toomale, pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ja siruta oma käsi siia ja pista see minu küljesse. Ja ära ole uskmatu, vaid usklik. Amen. Mida ta õpetab talle? Ja kas pole huvitav, et millega Jeesus tegeleb, kui ta ilmub koheselt sinna nende sekka? Millega? Uskmatusega, et see tuleks kus koha kõrvaldada sealt kohe, sellest kohast. Huvitav on ka see,
et see, mis oli Toomas oli rääkinud neile, Jeesus oli sellega kursis. Amen. Asjad, mis sina räägid, Jumal kuuleb ka neid. Vahest mõned mõtlevad, et no okei, sellest inimesest saab nüüd taga rääkida, läks ära praegu, räägime kõik, mis me arvame temast. No, jah. Tema ei kuule, jah, aga on keegi, kes kuuleb. Täpselt kuuleb, täpselt teab, iga detaili, iga nüansi. Ja kui ta seda heaks ei kiida, ilmselt, mis sa räägid sellest situatsioonist, siis sellel asjal ei olnud ka negatiivsed tagajärjed. Amen. Aga nüüd lähme tagasi. Jeesus ütleb, ära ole uskmatu, vaid usklik. Sina võid teha ka otsuse, missugune on see usklik? See, kes usub ainult seda, mida on öeldud, ilma et ta on midagi näinud. Amen. Ta usub, et Jeesus on surnust üles tõusnud, oleks pidanud uskuma sellepärast, et talle öeldi seda. Ehk siis ka tegelikult me teame Jumala sõnast, see oli ka kirjas. Ainult sõnast piisas. Ta oleks võinud öelda, ja ma otsustan uskuda. Ma otsustan uskuda. Sest et ta ise ütles ka meile, et ta tõuseb surnust ülesse. Amen. Ja Jeesus tahab, et ta oleks usklik ja mitte uskmatu. Amen. Nüüd usk on ka alati seotud konkreetsete asjadega. See ei ole lihtsalt see, et ma usun midagi. Ei, sul on alati konkreetne eesmärk. Mida sa usud? Mille suhtes on konkreetselt sa usud? Ja siis vaata edasi ütleb, Toomas vastas ning ütles temale, minu issand ja minu Jumal. Jeesus ütleb temale, et sa mind oled näinud, siis sa usud. Õndsad, et see sõna kaasaegsemas keeles oleks ka õnnistatud, on need, kes ei näe ja siiski usuvad. Ma räägin just sellest samast nägemisest. Ei näe oma füüsiliste silmadega, aga siiski usuvad. Amen. Ja kui me räägime tervenemisest, Piibel ütleb, haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Nüüd, kui me ütleme, paneme selle inimesele käed peale, vahest me nimetame seda palvetamiseks inimeste eest, olgu sellega, kuidas on, aga nüüd just see sama, et kas me nägime midagi selle juures? Vahest ma inimesed, et me nägime, ta kukkus väes maha. Nüüd see võis juhtuda temaga. Aga see ei ole kõige põhilisem selle asja juures. Ka isegi, kui sa võtad vastu tervenemist, siis sa ei lähe vastu võtma maha kukkumist. Nüüd mitte midagi öeldes, et selles valet oleks. Ma olen vaimu ja väe avalduste poolt selles mõttes, kui nad on piiblelikud ja kui nad on Jumala sõnast lähtuvad, siis ei ole midagi valet. On inimene, kes on, ütleme, väga palju erinevaid asju, mis Jumal on lasknud mul kogeda, kuidas öelda, üle elada, mis iganes selle kohta peaks ütlema, kus Jumala vägi on üle tulnud väga erinevatel viisidel, aga iva ongi selles seda mõista, et me ei otsi seda kogemust. Kui sinu peale pannakse käed, sa võiksid terveks saada, siis sa ei lähe kukkumise peale. Ja see võib sinuga juhtuda. See on väga võimalik, et Jumala vägi võib sind tabada ja sa võid täiesti väes maha kukkuda ja väga palju või asju juhtuda. Nüüd sinu usk, et sa said selle tervenemise, ei lähtu sellest, ma tundsin. Ma tundsin jutti läbi käimas, ma tundsin väge läbi käimas, ma tundsin värinat, ma tundsin mida iganes oli juhtumas. Ja sa kõike võisti seda tunda, aga sa usud, miks pärast, sest et Jumala sõna ütleb, et haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Nüüd miks sa, kui sa sealt lahkusid, tõusid võib-olla üles, kui sa vägi oli puudutanud, sa isegi väes maha kukkunud, siis sa võid öelda, miks ma usun, et ma terve olen? Ma tunnen ennast pärast. Ei, mitte sellepärast, vaid sellepärast, et Jumala sõna ütleb, haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Ma sain oma tervenemist, ma võtsin selle vastu. Nüüd ma ei õpeta sulle mingisugust tehnilist, mida sa pead korrutama. Vaid Piibel ütleb, kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te olete selle saanud ja siis see saab teile. Markuse evangeeliumi 11. peatükk 24. salm on see, mis ma tsiteerisin praegu. Ja see on seesama, sa usud, et sa oled selle saanud. Nüüd usk tegeleb millega? Nähtamatute asjadega. Ma usun, ma sain tervenemise. Ma lähen sinna ette, mu peale pannakse käed, mulle tuli tervene minu ihusse. Nüüd kas sel hetkel, kas tundsid valu läks ära või tundsid, et sümptomid kadusid ära? See ei ole üldse määra selle asja juures. Ma usun, ma võtan selle vastu, see on minu oma, see on nüüd minu oma. Amen. See on minu oma.
sa küsid, aga millal see sünd nähtavaks saab? See ei ole kõige olulisem küsimus. See on minu oma. Ma sain tervenemise, ma võtsin selle vastu, see on minu oma, Jumala vägi on minust tegutsemas. Tänan Jumalat selle eest, halleluuja. Minu peale pandi käed, kui tahad võid selle kellaaja lausa täpselt üles kirjutada. Sel kellaajal, sel hetkel sündis see mulle, ma võtsin selle vastu, see on minu oma. Ma olen terve. Nüüd, kui ma ütlen, ma olen terve, siis ma mitte ei eira seda või ei ürita nagu teeselda, et seda valu või seda haigust ei ole minu ihus, vaid ma usun, et ma olen terve, see on minu oma. Amen. Nüüd see on väga oluline seda mõista, seda printsiipi. Nüüd uskmatu Toomas ootas seda, ma tahan tunda, ma tahan näha, ma tahan katsuda, ma tahan midagi füüsiliste meeltega. Ja nüüd, kui ma olen saanud füüsiliste meeltega mingi teadmise, nüüd ma usun. Nüüd see sama printsiip töötab ühes väga lihtsas kohas ka. Nüüd, kui sa said päästetud, said kristlaseks, siis ükskõik kuidas see sinu jaoks ka sõnastati, aga enamasti see küsimus, mis selle juurest küsitakse või peaks olema, kas sa usud, et Jeesus on sinu issand või kas sa tahad ta oma ellu vastu võtta? Sa küsid, et aga nüüd kuidas ma tean, et ta tuli minu ellu? Ma palun selle palve, ta annab minu patud andeks. Kus ma tean, et ta mulle mu patud andeks on? Kas sa tundsid midagi? Nüüd mõni ütleb, ma tundsin, kuidas koorem lahkus. Nüüd see ei ole sinu usu alus. Väga võimalik, et sa võisid tunda midagi. Ja päris mitmed inimesed võib-olla on selle juures kogenud midagi, selles ei ole midagi halba, aga see ei ole sinu usu alus. Miks ma usun, et ma sain päästetud? Miks ma usun, et ma sündisin uuesti? Kust ma tean, et ta andis mulle minu patud andeks? Ta on seda kirjutatud oma sõnas. Ja nüüd, kui ma tunnistan, et Jeesus on minu issand ja usun, et Jumal on tema surnust üles äratanud, siis ma saan päästetud. Nüüd, kus ma tean, ma sain päästetud? Ma uskusin seda. Mul ei ole olema mitte ühtegi tõestusfakti ega mingisugust kinnitust selle kohta füüsilises maailmas, et ma tean, see ei ole ka isegi see, et ma olen nüüd selle koguduse liikmeks ennast registreerinud midagi taolist. Ei, see ei ole ka see näitaja. Ma usun seda. See on minu oma. Nüüd samamoodi on ka tervenemisega. Ma usun seda. See on minu oma. Mitte ei pea teesklema. Nüüd, kui kindel sina võid selles olla, et kui sina peaks praegusel hetkel nii-öelda sinu elu peaks äkki lõppema, süda lõpetab põksumise ja sa plaksti kohe taevas. Kas sa võid selles olla absoluutselt kindel? Nüüd, muuseas, kuidas ma saan selle kindluse? Jumala sõnast. Sa oled uuesti sündinud, sul on igavene elu ja kui sa oma ihust väljud ühel hetkel ja lahkud see plaksti, käib väga kiiresti, ma usun. Jumala, me teame tegelikult, piiblis on mingeid viiteid sellele, et inglid viivad sinu taevasse. Ja ma ei tea, kui kiiresti see iganes käib, aga kiiresti see käib igal juhul. Sest et see transport käib hästi kiirelt. Nüüd, ja me ei peaks tundma mitte mingit hirmu selle ees. Nüüd, see on üks väga oluline asi, ja mõned inimesed on vahetevahel oma elus, ka isegi kristlasena elavad hirmus, surmahirmus näiteks. See asi, äkki ma peaks surma. Nüüd sa ei pea korraldama mingisugune rumalusi, sa ei jookse auto ette või midagi taolist või hüppa kuskilt kõrgest kohast alla või midagi taolist. Ilmselgelt see on rumalus. Mitte ainult rumalus, vaid ikka väga suur rumalus. Ja sa võid liiga varakult sinna taevasse sattuda niimoodi. Aga iva on selles, nüüd mõni ütleb, saad surma, mis iganes. No ja mis siis? No ja mis siis? Mis niimoodi ütledki või? Me oleme vabad surmahirmust. Sest et see maailm, kes Jumalat ei tunne, nad on kogu aeg hirmu all. Hakka rääkima nendega surmast. Parem üldse ära hakka rääkima. Kohe tulevad kõigil sellised hirmsad tõsised näod pähe ja sellest me ei räägita. Ja sellest ei räägitagi kunagi. Sest ei taheta rääkida sellest. Sest et nad ei tea, mis hakkab ündima. Ja nad kardavad seda. See on nende jaoks hirmus sündmus, mis nagu öeldakse, tuleb küll, aga nad ei saa sellega midagi peale hakata ja mis iganes, nad ei tea, mis sünnib, mis toimub. Sina tead. Aga miks pärast? Puhtalt ainult oma usu pärast. Sul ei ole mitte ühtegi tõestus, nii-öelda füüsilist tõestusmaterjali selle jaoks. Sul on Jumala sõna selle jaoks. Ma usun. Jumala sõna on ütelnud seda. Ma usun seda. Nüüd see on see, kuidas asjad toimivad. Toimivad Jumala printsiipide järgi. Ja samamoodi nüüd see uskmatu Toomas, või nagu me nimetame täna, tegelikult piiblis ei nimetata päris uskmatuks Toomaseks teda, aga tema otsustas niimoodi. Nüüd sina võid teistpidi otsustada. Amen.
Lähme vaatame ühte teist situatsiooni. Lähme 2 kuningate 6. peatükki. On üks üsna huvitav lugu. Ma räägin ikkagi nendest asjadest, et me võime näha nähtamatut ja vaadata nähtamatute asjade peale. 2 kuningate 6:8. Kui Süüria kuningas oli sõjas Iisraeli vastu, siis ta pidas nõu oma sulastega öeldes: seal ja seal teatavas paigas ma asun leeri. Aga Jumala mees läkitas Iisraeli kuningale ütlema: hoia, et sa ei lähe sellest paigast mööda, sest süürlased asuvad sinna. Siis läkitas Iisraeli kuningas oma mehi sinna paika, millest Jumala mees oli temale rääkinud ja teda hoiatanud, et ta hoiduks sealt, ja see ei sündinud mitte 1 ega 2 korda. Ja Süüria kuninga süda muutus rahutuks selle asja pärast. Ja ta kutsus oma sulased ning küsis neilt: kas teate mulle öelda, kes meie omadest hoiab Iisraeli kuninga poole? Keegi on kuskil luuraja, keegi kuidagi kuskil reedab midagi. Siis vaata, mis edasi ütleb. Siis ütles üks tema sulaseist: mitte keegi, mu isand kuningas, vaid prohvet Eliisa, kes on Iisraelis, annab Iisraeli kuningale teada needki sõnad, mis sa räägid oma magamiskambris. Nüüd, kas pole huvitav, et Jumal võib üleloomulikult asju teada anda vägagi erilisel viisil? Ja muuseas, kuigi see on vana leping, Jumal võib ka tänasel päeval täpselt samasuguseid imesid teha. Samamoodi üleloomulikult informatsiooni edasi anda. Siis ta ütles: minge ja vaadake, kus ta on. Siis ma läkitan ja lasen teda kinni võtta. Ja ta anti teada ning öeldi: vaata, ta on Tootanis. Siis ta läkitas sinna hobuseid ja sõjavankreid ja suure sõjaväe. Ja nad tulid öösel ning piirasid linna. Kas sa märkad, nad said aru, et siin on ikkagi tõsine probleeme tekitav Jumala mees. Ehk siis võiks öelda piltlikult ka tänases nagu sõnapruugi või kõnepruugis jutlustaja. Ja tema vastu saadetakse lausa mis asjad? Sõjavankrid ja suure sõjaväega minnakse sinna. Ma ei tea, kui täpselt suured need numbrid olid, aga ikkagi arvestatav, kui see süke seltskond oli, millega sai linna piirata, siis ma arvan, seal ei olnud paar inimest. Ja nüüd ta ütleb niimoodi: ja tulid siis öösel ja piirasid linna. Kui Jumala mehe teener hommikul vara üles tõusis ja välja läks, vaata, siis oli linna ümber sõjavägi. Kas sa märkad, linna ümber? Päris palju oli seda. Hobused ja vankrid. Ja ta teener ütles temale: oh, häda. Mu isand, mis me nüüd teeme? Nüüd see on seesama, kui me vaatame seda, mis me näeme. Kui me vaatame probleeme, kui me vaatame raskusi, kui me vaatame haigusi, kui me vaatame puudust, seda ei ole, seda ei jagu, see on keeruline, see on raske. Ja seda korutame ja seda vaatame ja seda vaatame ja seda räägime ja kordame: oh, häda. Nüüd see ei peaks olema midagi sellist, mis peaks sinu suust kogu aeg välja tulema. Ja siis ütleb: aga ta vastas, Eliisa siis: ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Nüüd, kus Eliisa seda teadis? Kas ta nägi midagi? Meil on Vanas Testamendis üks kirjakoht, mis ütleb: Jehova ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad. Amen. Tema silmad olid mille peal? Selle peal, mida Jumala sõna oli ütelnud. Ja nüüd vaata 17. salm. Ja Iisa palvetas ning ütles: Jehova, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks. Ja Jehova tegi lahti poisi silmad ja too nägi ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid ümber Eliisa. Nüüd me saame aru, nüüd siin on huvitavad inglid, kes olid lausa siis koos hobuste ja vankritega lausa. Inglite sõjaväed. Amen. Sa võid uurida, meil on piiblis ka räägitakse, inglid on teatud kontekstis on ka sõdijad. Ja
Ja siin oli selles situatsioonis oli vaja sõdida, siin me näeme see asi muidugi lahenes palju lihtsamalt, otseselt kõiki maha ei olnudki vaja lüüa. Aga ja ta ütleb, et neid, kes meiega on rohkem. Järelikult see pilt, mida tema nägi siis vaimus, neid oli veel rohkem. Ja see oli tema jaoks oli asi lahendatud. Amen. Miks pärast? Sest ta vaatas nähtamatut. Eliisa ei näinud seda nägemust. Või seda üleloomulikult selles vaimusfääri. Aga ta uskus seda siiski. Sul on ka vaja vaadata seda, mis on Jumala sõna ütlemas, mitte seda, mida olukorrad sulle räägivad. Sa pead suunama oma silmad, vaatama kummardades vabaduse täiusliku käsu sisse. Vaatama, seal on sinu lahendused. Seal on sinu pääste. Seal on sinu tervenemine. Seal on sinu varustus. Ja mitte vaatama probleeme, vaatama hädasid, vaatama raskusi, mida iganes olukordadest tuleb, sest need on silmapilkne kerge viletsus. Amen. See on silmapilkne kerge viletsus ja see on ajutine. Amen. Otsime uuesti selle üles selle kirjakoha, kust ma alustasin. Mul on see laindud tõlke varianti tuleb mul kohe meelde. Aha, see on ajutine, lühiajaline ja mööduv. Ajutine, lühiajaline ja mööduv. Ja seda ei ole vaja vaadata. Seda ei ole vaja tähelepanu pöörata. See ei pea olema sinu suus. See ei pea olema sinu silmas. See ei pea olema sinu tähelepanu all pidevalt. See on ajutine, lühiajaline ja mööduv. Ajutine, lühiajaline ja mööduv. Amen. Raha ei ole selle asja jaoks ajutine, lühiajaline ja mööduv. Amen. Terviseprobleem, mingi haigus, ajutine, lühiajaline, mööduv. Kiitus Jumalale. Ja ma vaatan selle peale, mis sõna ütleb. Ja ma otsustan selle peale vaadata ja see saabki reaalsuseks sinu jaoks. Halleluuja, kiitus su isa. On itras tööza apaqua aravetre ine isepra iladura okandre z ikra avradas tööza pranite zamba okralide centro osi ikro ofo orastentra nösi poa credes töö sondreto poa kri isestro nöde ku rostesen poa netre isestro kuav. Halleluuja. Ma täna natuke südames seda teistmoodi teha. Ma arvan, et ma lükkan kellegi tanki, aga panen see punane või sinine peale. Ma usun, et siin on tõlgitsus kellegil, mitte kellelgi, äkki sinul. Ja kui sa vaatad nende asjade peale, mida sa ei näe, siis Jumal toob esile oma tõotused. Jumal toob esile oma tõotused, mida ta on lubanud sulle. Nii et hoia oma silmad nende asjade peal, mida sa ei näe ja mida sõna on sulle ütelnud. Mitte olukorrad, mis ütlevad, mitte olukorrad, mis räägivad sulle, mida sa tunned enda ümber, vaid sõna, mida sõna ütleb sulle. See on reaalsus, mida sõna ütleb sulle. See on reaalsus. Halleluuja. Kiitus Jumalale. Tänu Jumalale. Jumal on hea. Jumala sõna on see, kus sinu tähelepanu peaks olema. See on see, mis sinu mõtetes, minu silme ees peaks olema ja see on see, mis muudab sinu olukorrad. Halleluuja. Kiitus su isa. Kellelgi inimesel on see on see sama luu, mis siin on. Ja mul tuleb ingliskeelne sõna meelde, mis hüppeliiges, mingisugust sarnast tüüpi probleem on siin. See võib olla valud, see võivad olla mingid luuprobleemid, see võivad olla erinevad asjad. Jumala vägi on sinu jaoks siin. Kui sul on see sinu kohta käib, tule ette, Jumala vägi on sinu jaoks. See võib olla teisel jalal ka muidugi, kui ma näitan selle jala peal, see ei pruugi olla see tingimata jalg. Halleluuja. Hüppeliigese mingi probleem on siin. Halleluuja, ma ootan mõne hetke, sest vaete vahel on nii-öelda ülekande kaudu inimestega. Halleluuja. Kas on kellegi kohta see käib see sõna? Halleluuja, ma palun selle inimese eest, ma usun, et see inimene on siis seal kas või vaatamas või isegi hiljem vaatamas. Ja ma ei tee seda lihtsalt umbes, ma usun, et Jumal on andma sageli sõna või isegi nende jaoks. Isa, ma palun selle inimese eest, kes on vaatamas ja kellel on hüppeliigesega mingi probleem. Jeesuse nimel ma käsin sellel hüppeliigesel normaalselt funktsioneerima hakata. Taastu, närvid, luud, lihased ja liigesed taastuge. Jeesuse nimel ma räägin selle hüppeliigesega ja isa, ma tänan, et sinu vägi läheb tema ihusse ja seab selle hüppeliigese korda praegu. Halleluuja, tänu sulle isa. Halleluuja, tänu sulle isa. Halleluuja, kiitus su isa. Halleluuja, tänu sulle isa. Halleluuja, tänu sulle isa. Halleluuja, kiitus su isa. Halleluuja, tänu su isa. Kiitus sulle.
sinu väe eest. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Austus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Ülistus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Et Jumala sõna on meie jaoks, see on oluline, et me sellest kinni haarame. Ma järgmine kord õpetan sellest teemast veel edasi ja ma panen ühe asja sinna juurde. Ütlen selle praegu ka siia juba välja. Kui sina vajad nii-öelda tervenemist mingisuguse asja suhtes ja sa võib-olla selle mõttes ka sehtinud välja oma ootuse ja usu, siis sihi see välja selles mõttes just ka selle peale, et me paneme ka haigete peale käsi, mis iganes laadi see probleem on või mingi haigus, et sa ehita oma usk üles just selles mõttes ka just kasutades seda sama printsiipi, mida veritõbine naine kasutas. Ütles, et kui mina puudutan tema kuube, siis ma saan terveks või saan vabaks, mis iganes moodi see sõnastad. Sina võid rakendada, kui minu peale pannakse käed, siis see haigus lahkub minu ihust ja ma saan terveks. See valu kaob või mis iganes see asi, selle nimi on, nimeta konkreetselt. Räägi Jumala eest seda usus. Isa, sina oled oma sõnas öelnud ja ma võin seda printsiipi rakendada juba ette. Enne seda koosolekut, kui sa tuled juba kohale, et sa tuled ühe eesmärgi ja sihikuga. Et kui järgmise koosoleku lõpus ma panen inimestele käsi peale, kes seda soovivad, siis et sa ei tule lihtsalt proovima, vaid sa tuled usus, et see konkreetne asi sünnib sinu jaoks. Nüüd sa ei tule ootama ilmingut või kogemust või mingisugust väeasja, see võib sinuga juhtuda muidugi, aga sa tuled võtma vastu tervenemist sellest konkreetsest haigusest ja sa võtad selle tervenemise, on sinu oma. Amen. Ja sa ei otsi niivõrd silmadega, millal kadus valu, millal iganes, vaid sa võtad selle tervenemise vastu, see on sinu oma. Amen. Usud, see on sinu oma. Amen. Ja järgmine kord ma kavatsen tegelikult rääkida sellest tõsisest teemast natukene. Osalt on see seotud siis sõnakuulmatusega, aga see on seotud ka asjadega, kuidas on meie hoiakud ja suhtumised ka teiste kaaskristlaste suhtes. Aga sinna me ei hakka praegu minema. Aga just, et ka vaeta vahel on vaja mõningad sellised asjad korda seada ennem, kui imed võiksid meie elus sündida. Halleluuja. Kiitus Jumalale. Amen. Aga täna meil on veel paar olulist asja teha. Eelmine kord meil jäi üks inimene kogudusse veel õnnistamata täiesti meie praktilistel põhjustel. Kas sa tuleks Vello ka ette? Ja ma arvan, et te olete palju näinud juba ammu siin mõningal aeg, aga me tahaksime ühiselt koos ka tema eest paluda, et on osa sellest kogudusest, õnnistada teda. Halleluuja. Isa, ma tänan sind, et sina oled selle paika pannud ka, et me võiksime olla osa ühest kohalikust kogudusest ja et me teame, et me oleme üks ihu ja ühendatud kokku. Isa, et meil on ühed eesmärgid, ühed sihikud. Ja isa, me õnnistame teda Jeesuse nimel. Tänu sulle, isa, et las sinu arm hingata tema üle, las sinu plaan saab tema elus tõesti ellu viidud ja asjad, mis saad tema jaoks valmis pannud ka siin koguduses, isa, las need saavad teostatud, las need saavad ellu viidud. Tänu sulle, isa, selle eest, mis sa teed Jeesuse nimel. Amen. Amen. Kiitus Jumala. Ja me mõtlesime meesterahvade peale, et me ei hakka lilli kinkima, et ole õnnistatud. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Ja ma usun, et see on hea. Me üritame seda järjepidevalt ikkagi hoida seda meeles, et me seda ikkagi püsivalt teeme. Me tahaks mingil hetkel kindlasti lihtsalt, kuna meil on mitmed noored on nagu, see on keeruline öelda, Eesti riigi seadus vist ütleb, et 12-aastaselt on võimalik oma koguduse liikmelisust või kuuluvust nii-öelda kinnitada. Ja selles mõttes, et nad on tegelikult sageli meil siin koguduses üles kasvanud, võiks öelda, millal nad siis meie koguduse liikmeks said või seadist. Ma usun, et nad on meie koguduse liikmed kogu aeg olnud tegelikult, jah, aga see riigi seadus vist ütleb, et 12 aastast on tal võimalik isiklik see otsus teha. Et me laseme ikkagi tavaliselt blanketid ikka täita ka, kui nad juba hakkavad ikka teatud ikka jõudma ise, et nad saavad selle otsuse teha. Et me saame neid ka, nende eest ka paluda ja õnnistada nende eest neid. Amen. Järjepidevalt. Aga täna meil on üks teine oluline asi, see leiva murdmine. Ja Piibel õpetab seda, et me teeksime sükest asja, et me tuletame meelde Jeesuse surma ja ka tema ülestõusmist. Seda, mis ta on ristil teinud. Ja see ei ole niivõrd mitte kurb oma olemuselt see sündmus, kui me sellest osa võtame, aga me tuletame meelde seda, mis ta on teinud, et meil on leping temaga. Ja et 2 sümbolit. Kas meil on ka lapsed teisel pool veel, et kutsume nad siia, kes on veel väljas. Et see leping, mis meil on Jumalaga,
need 2 olulist sümbolit, Jeesuse ihu, mis murti meie eest ja Jeesuse veri, mis valati meie eest. Et me oleme mõlemast nendest osa saanud. Veri on see, mis andnud sulle puhastuse paigest pattudest. Tema ihu on, sellega kaib kaasas ka tervenemine. Ja tegelikult üks vahemõte, me ei pea isegi kohe kiirustama, aga me näeme seda sama pilti selles hetkes, kui Iisraeli rahvas tuli Egiptusest välja, siis nad pidid selle paasa talle tapma ja seda sööma. Ja me näeme, kuidas kui nad tulid sealt välja, siis ütleb, et mitte ühtegi haiget, võiks öelda, meie eestikeelne tõlge kasutab vist küll vigast vist, ei olnud nende seas, et tegelikult nad tulid välja tervetena, võttes osa sellest, siis tol hetkel siis paasa talle söömisest. Kui meie võtame osa tegelikult ka sellest leiva murdmisest, siis sulle kuulub ka tervis. Amen. Ja see on ka üks oluline asi ja kes on ülekannet vaatamas, ma tean, mõned inimesed meil on ka kaasas, on ise oma endal valmis pannud seal kas me mahla ja leiva või kuidas iganes ja võtavad sellisel viisil osa ja see on midagi valet, seda see võib ka teha. Põhiline on see, et sa oled nagu öeldakse oma südamega asjaga kaasas. Tõuseme ühiselt üles ja tooge need siia ette. Nüüd erikogudused teevad neid nüansside mõttes erinevalt ja see ei olegi tegelikult niivõrd oluline. Põhiline on see, et me selle asja sisule oleme pihta saanud. Ja ma palun Jumala õnnistust selle leiva ja selle viinamarja mahla üle. Isa, ma palun sinu õnnistust selle leiva üle ja selle viinamarja mahla üle ja isa, iga inimese üle, kes sellest osa võtab, isa, et see on midagi sellist, mis on selle lepingu kinnituseks, mis sina oled meile paika pannud. Jeesuse nimel. Aamen. Ja võta see tükikene seda leiba endale kätte ja see tops ja jää ootama mõneks hetkeks veel, kuniks kõik me oleme saanud. Ja kui sa oled teisest kogudusest siin ka külas, siis kui sa oled oma elu Jeesusele andnud, siis sa võid julgelt ka sellest osa võtta, kui sa soovid. Et see ei ole reserveeritud ainult meie koguduse inimestele. Halleluja. Võtame siis sellest ühiselt osa Jeesus nimele. Isa, ma tänan sind selle igavese lepingu eest, mis meil on sinuga, mis meil on Jeesusega. Isa, ma tänan sind, meil on igavene elu, meil on pääste, me oleme uuesti sündinud, me käime tervises, meil on kõik varustus, mis sina oled andnud meile. Tänu sulle, Isa, kõige selle hea eest. Ja tänu sulle, Isa, et me ühel päeval saame ka füüsiliselt, reaalselt taevas ka kohal. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, selle hea eest, mis sa oled valmis pannud. Aamen. Ja aamen. Võid need topsid
kuskile kokku ulatada, lapsed saavad võib-olla, et võtta. Et me mõne hetke pärast koguneme veel sinna söögilaua ümber, õnnistame seda toitu ja siis saame sellest ühiselt veel osa võtta.